Tere tulemast Musta Kassi Taro kanalile. Seekordne video on kuu loomisest. Seekordne kuu luuakse 12. augustil kell 19.37. Toimub see seekord lõvi tähemärgis. Lõvi on tulemärk ja toob endaga kaasa loovuse, kire ja eneseväljenduse puhangu. Lõvi kutsub üles olema nähtav, jagama oma andeid ja tegelema projektidega, mis pakuvad tõelist rõõmu. See on suurepärane aeg alustada loovprojekte, esineda või tuua oma tegemistesse rohkem mängulisust ja sära. Kindlasti tuleb väärtustada iseennast ja oma aega. Lõvi aitab lahti lasta ülemõtlemisest, liigsest kaalumisest ja julgustab astuma esiplaanile, olgu see siis tööl, hobides või eraelus. Lõvi valitseb südant ja armastust. Kuu loomine lõvis toob loomingulisuse, toob fookusesse suhted, kire ja soovi tunda ennast väärtustatuna. Unistage suurelt ja seadke ambitsioonikaid eesmärke. Praegu pole aeg madalalt lennata. Ma olen siia võtnud ka 10 kaarti, sest umbes nii palju päevi see kuu loomise ja noore kuu energia kestab, et edasi juba hakkab see täiskuu seda varjutama. Ja vaatame, mis siis kaardid meile sellest kuu loomisest räägivad. Esimene kaart on mõõkade 8, see on lõksus olemise tunne. No eks see täiskuu lõppemine ongi see lõksus olemise tunne, asjad ei liigu. Mitte kuidagi ei liigu, tunnete ennast, et seisate paigal. Aga see petlik tunne, edasi tuleb mõõkade 2, mis räägib sellest, et nüüd tuleb teha valik. Enam ei saa edasi minna muidu, kui on valik tehtud. Siis tuleb sauade 5. Sauade 5 minu jaoks on koosolekukaart, selline, kus inimesed millegi üle vaidlevad, igaüks pakub oma ideed välja ja siis valitakse lõpuks võib-olla see kuldne kesktee. Kaart hoiatab ka selle eest, et hoidke oma ego kontrolli all. Et ärge suruge ennast peale. Ja kui te tunnete, et ei nagu ei saa hakkama, et pole teadmisi, pole jõudu, ma ei tea mida veel, mis teil kõik on puudu, siis järgnev kaart on sauade 9, mis ütleb, et tegelikult on teil kõik olemas. Et te olete võimsam, kui te ise arvate. Teil on see sisemine jõud, mida te võib-olla ise ei tea, ei märka või ei hinda endas. Kaart räägib seda, et te olete ka suitsu sees joostes võimsam, kui te ise tegelikult arvate. Ülemise rea viimane kaart on karikate äss. No see on minu jaoks üks väga ilus kaart. Karikad on meie tunded, meie emotsioonid, meie suhted. Ja kuna see on karikate äss, siis meil on mingisugusest asjast nii suur rõõm, võib-olla teemegi mingi uue projekti, mis võlmistab meile nii suurt rõõmu, et see rõõm ajab üle. See on üleajav rõõmukarikas. Ja see rõõm ajab üle nii, et osa saavad sellest ka meie lähedal seisvad inimesed. Edasi tuleb siit karikate 6. Karikate 6 on nostalgiakaart. See on selline lapsepõlve kaart, meenutuste kaart. Samas lõvi tähemärk kutsub üles ka meid igasse asja suhtuma sellise lapseliku rõõmuga. Mäletate veel seda, kui te lapsena mängisite millegagi. Teil oli tohutu fantaasia, te kujutasite asju ette, te tundsite rõõmu igast asjast. Tegite mudakooke, kujutasite ette, missuguseid losse te seal ehitate liivast või mis iganes. Mina mängisin nukkudega, süstisin neid ja kujutasin endale ette, et ma olen arst ja ravin neid. Et mul oli suur rõõm sellest ja ma arvan, et teil oli ka. Lõvi kutsub ka üles seda. Et lisaks sellele, et meenutada oma lapsepõlve või külastada lapsepõlve kohti, võiks ka suhtuda oma tegemistesse selle sama lapseliku rõõmuga. Edasi tuleb ülempreest rinna, mis kinnitab veel kord seda, et teil on see intuitsioon olemas. Mingi küsimus vaevab teid, aga vastus on teil endal olemas. Ta kutsub üles vaikselt olema,
ja enda sees sisemist häält kuulama. Just seda sama häält, mida me tegelikult igapäeva virvaris üleüldse tähele ei pane. See on nagu inglitega, et nad ei saa meile kõrva karjuda. Me peame neid kuidagi viisi märkama, nad saadavad meile märke. Tegelikult annavad ka vastuseid, kui me küsimusi nende käest küsime. Aga me ei kuule lihtsalt neid, sest nad on nii vaiksed. Et ülempressinna räägibki seda, et vastused on teil tegelikult olemas ja teil on väga tugev intuitsioon. Et usaldage oma kõhutunnet. Siis tuleb mõõkade rüütel. Mõõkade rüütel on see rüütel, kes ütleb seda, et ajastus on peamine. Midagi tegema hakkate, siis mõelge, millal on selle jaoks kõige parem aeg. Praegu on õige aeg külvata, sest me oleme kasvufaasis. Kuu on kasvavas faasis, aeg on külvata, aeg on suurelt mõelda, aeg on teha ambitsioonikaid plaane. Ja kui me oleme oma plaanid paika saanud, siis on meil siin Sauade 8, mis on kõige kiirem kaart Toro kaardipakis. Räägibki sellest, et asjad hakkavad kiiresti liikuma, kui meil on tehtud plaan, kui meil on vaadatud ära kõik, mis on vaja vaadata. Me oleme otsustanud, et nüüd me hakkame tegutsema, siis asjad hakkavad kiiresti liikuma. Väga kiiresti hakkavad asjad meie elus liikuma, mis ennem seisib paigal, mis tähendasid või tundus meile, et me oleme lõksus, me ei saa edasi liikuda, jalad on kinni seotud. Siis nüüd hakkavad asjad kiirelt liikuma ja viimane on siin Sauade 2. No tema Sauade kaardid kõik tahavad, et me hakkaksime tegutsema. Tema ütleb samamoodi, et kui te kohe praegu ei karju jaa, no siis jääbki asi tegemata. Et kõik Sauade kaardid kutsuvad üles tegutsema. Vaat siukene tuli see. Noh, päris põnev. Kellel on nüüd plaanis uusi asju algatada või mõelda suurelt või minna ja esineda, kui pole siiamaale julgenud, tahaks ka võib-olla ennast väljendada, midagi välja öelda. Näiteks tööl oma arvamust rohkem avaldada, millegi kohta olete siiamaale mõelnud, et kuidas nad ei näe seda, kuidas nad ei tea seda. Mina näen ja mina tean, tahaks öelda, aga nagu pole tihanud. Siis võib-olla nüüd on õige aeg välja astuda ja öelda, et vaat niimoodi mõtlen mina sellest asjast. Et olge julged, mõelge suurelt. Me oleme kasvufaasis külvake. Külvake, küllap mõni seeme hakkab ka kasvama. Pange kohe 3, 4, 5 ideed kirja, mida tahaksite teostada, mida tahaksite võib-olla kunagi teha või kuhu tahaksite jõuda või minna. Reisiplaanid võite ju samamoodi kirja panna. Tahan sõita Niiluse kruiisile, tahan minna sinna tänna. Pange kirja, mõelge suurelt. Praegu pole aega madalalt lennata. Praegu saab suurelt lennata. Tuleb täiskuu, siis vaatame edasi. Mis siis saama hakkab? Aga edu teile ja kohtume järgmine kord.